Järgmisena räägime sellest, kuidas lõigule lisada äärist, kuidas lisada taustavärvi ja varjustust. Enne seda, kui seda teha saab, tuleks siis otsustada, kas ma soovin seda teha ühele lõigule, siis piisab, kui aktiivne, kui kursor vilgub selle lõigu sees, või kui te soovite mitmel lõigule üheaegselt, siis tuleks need lõigud ära märkida. Ja nüüd vastav aken, kus siis kõiki neid sätteid saab endale sättida, on vormindus ja lõik, nii nagu me oleme juba korduvalt käinud. Nüüd lõigu aknas on siis vastavalt üleval 2 sakki, mis meid puudutavad. On äärised, kus on võimalik siis määrata erinevad äärised sellele valitud lõigule või lõikudele ja siis taustavärv. No alustame ääristest. Kõigepealt, mida te äärise puhul saate ära määrata, on millist stiili joont kasutatakse. Saate ära määrata selle joone paksuse ja värvi. Ja kui te olete need sätted paika pannud, näiteks ma valin praegu punktiirjoone, ütlen, et tahan, et see on 0,3 punkti ja punast värvi. Siis vaikeväärtuste lisamise jaoks on või nende ääriste lisamise jaoks on siin head nupud. Nii nagu nupu peale on joonistatud, nii ka tehakse. Näiteks, et ma tahan, et tervenisti oleks. Või ma tahan, et ainult ääred oleks. Või ma tahan, et oleks ainult vasak äär. Või ainult parem äär. Erinevad võimalused. Ja samamoodi asub ka siin all varjustus. Ehk siis teil on võimalus valida oma lõigule vari, nii nagu nende piltide peal on joonistatud. Ära määrata ka vahemaa sellel konkreetsel varjul just sellest tekstist ja ka selle varju värv. Et oleks paremini kohe märgata, ma panen helerohelise, siis on teil ilusti ekraani peal näha. Ehk siis antud juhul ma määrasin ära, et joonte paigutus või ütleme siis need äärised, mida kasutatakse, on selline stiil, selline laius, selline värv, ja määrasin ka varju. Ja ka kolmandas asi, millest pidime rääkima, taust. Panen siis ka mingi taustavärvi, et oleks näha ja seda puhku siis kollase näiteks. Ja nüüd, kui ma olen kõik oma seadistamised selles aknas lõpetanud, klõpsan sobib nupule. Ja kui me nüüd üle vaatame teksti, siis juhtus täpselt see, mis pidi juhtuma. 2 pool on punktiiridena äärejooned, äärised, on kollane taust kogu tekstil ja on hele roheline või siis ka mõne silma jaoks hele sinine vari tekkinud. Ja selleks, et seda kõike eemaldada, on mitu varianti, et te võite samamoodi jällegi kogu teksti ära märkida, võtta selle sama akna ette ja vastavalt siis maha lülitada. Taustavärv täitmata, äärised, vaikeväärtus puuduvad, varjustiil puudub, sobib ja on meil jälle endine tekst tagasi.